Tõnu Plompuu, selle nädala kuum teema on Ameerika kohtuotsuse valguses glüfosaat. Kas võiksite vaatajale selgitada täpsemalt, mida see endast kujutab? See on taimemürk, mis tapab taimed ilma valikuta maha. Nii et kui seda pea riputada, natuke aega taim veel kuidagi tõmbleb ja siis on ta surnud. Kui ta väga palju ei saa kaela, siis ta jääb ka ellu, nii et pooleldi, aga mis elu see on, eks ole, see sandistab taimed ära. Loomadele on ta, nendele suurtele pehmetele karvastele on ta suhteliselt ohutu. Ja inimesele ka samaaegselt, et kui teda niimoodi sõrm sisse torkata ja seda, siis inimene ära ei sure erinevalt taimest. Aga probleemid, milles on, probleemid tulevad selle kroonilise pideva kokkupuutega ühelt poolt ja teiselt poolt see pikemaajalise tagajärjena, eks ole, et võib-olla ma lähemalt ei ole seda uurinud nüüd, aga tavaliselt mürkide hädad kipuvad olema selles, et esialgu paistab, et ta teeb suurepäraselt tööd, nagu pool sajandit tagasi TTT tegi või isegi rohkem. Ja siis tuleb välja, et on selliseid üht-teist selliseid mõjusid, mida nagu hästi ei tahaks. Ja ilmselt just selle sama kohtuotsuse taga oligi need sellised soovimatud tasapisi ilmnevad kõrvalmõjud inimesele. See, mida ta teeb pidevalt kaela kallates mullaelustikuga, ja kuidas siis muld käituma hakkab, see on juba teine teema. Seda üldiselt enamasti kohtuotsused ei jõua nii kaugele. Aga mullas on selliseid organisme, kes pole ei taimed ega loomad ja need kõikvõimalikke mikroorganisme ja kuidas see nende kooslust mõjutab, mismoodi siis muld käituma hakkab. Tõenäoliselt see muld ei hakka käituma paremini kui seni, vaid pigem tasapisi hakkab ta rohkem degradeeruma seal ja mullaprotsessid ei toimu enam nii hästi kui vaja, nii et see mulla viljakas hakkab langema. Muidugi praegu seda kompenseeritakse sellega, et pannakse suurevad väetise kogused üha tasakaalustatumalt peale, et väetatakse taime, aga ei parandata mullaviljakust enam väetamisega. Kas Eesti peaks kaaluma selle keelustamist? Nii, praegu on Eesti suur põllumajandusest need kokku jälle taas loodud mõisadesse toimumas suur põllumajandusest, suurem osa toimub glüfosaadi põhiselt, nende glüfosaadi preparaatide põhiselt. Ja see võimaldab tunduvalt kokku hoida naftat ja veel rohkem võimaldab see kokku hoida tarkust. Et millal ja mismoodi mida harida. See keelustamine muudaks põllumajandustootmise kindlasti kallimaks, aga tõenäoliselt ka ohustumaks tervikuna loodusele. Kui ei tule midagi uut ja hullemat, mis esialgu paistab võib-olla veel kaunim, eks ole, aga seda ei oska ette ennustada, see on nagu kohvipaksu pealt ennustamine. Nii et üldiselt hea asi ta ei ole, nii et ma kaldun pigem selle keelustamise poole.